Tervist! Kõik on kangesti vaiksed, on siin ka keegi? Ikka on jah, no väga tore. Te võite mulle ennast näidata ka, kui teid siin on. Ma vaatan, et 5 inimest on täitsa. Nad liituvad juba, 6 on täitsa olemas. No kena, loodetavasti tuleb meid siia veel juurde natukene. Oi, ühte mütsi ma näen. Väga tore. Väga tore, et te ikka tahate ennast näidata ka. Muidu ongi see asi, et ma räägin nagu iseendaga, eks ju, et siis on tore teid ka natukene vaadata siit. Aga kuna, näed, täitsa nähtav, et võite teised ka ennast näitavaks teha ja hakkame siis asjaga peale, sellepärast et ega see pool tundi läheb päris kiiresti. Aga te võite mõelda ka juba kohe, et kui te ei soovi rääkida, no väga tore oleks muidugi, kui te räägiksite ka minuga natukene, aga et pange kõik küsimused siia chati siis või võite kohe esitada ka, et mis teil nagu tekkinud on selle loodusturismi erialaga ja mis teid huvitab, sellepärast et meil on ülikooli kodulehel ka päris põhjalik ja pikk kirjeldus sellest olemas, eks. Aga äkki on jah midagi kahe silma vahele veel jäänud, et mis teid nagu väga-väga huvitada võiks. Kindlasti vastust tahaksite saada täna. Aga alustame siis teemaga jah, et mina olen Tarmo Pilving, olen tegelikult hetkel veel magistri, loodusturismi magistratuuri õppekava juht, aga sügisest hakkan ka seda baka õppekava kureerima. Aga ma olen ise selle õppekava kunagi läbinud, nii baka kui ka magistri ja kuidas ma üldse siin Maaülikooli ise sattusin, ongi niimoodi, et sellest nüüdseks on juba 20 aastat tagasi, aastal 2005, umbes niimoodi alustasin ise loodusturismi ettevõtlusega. Minu selline suur kirg ja hobi oli toona loodusfotograafia ja pildistamine viis mind erinevate inimestega kokku ja lõpuks oligi see, et kuule Tarmo, et võta meid ka siis kaasa sinna loodusesse, näita meile ka neid toredaid asju. Ja nii sest selline ettevõtmine tekkis kuni ütleme, et sellise süvaloodusturismiga jah, ma seal tegelesin võib-olla niimoodi 10 aastat või niimoodi. Ja siis võib-olla jah, selline ülikooli elu võttis nagu üle, aga jah, et selle ettevõtlusega tegeledes üks hetk ma sain ikkagi aru sellest, et mul ei ole ikkagi neid teadmisi piisavalt, et ma ei suuda esiteks seda loodust piisavalt mõtestada. Kõik igasugused dokumentaalfilmid ja raamatud on toredad küll, aga kuna see kõik, mis meid ümbritseb ja ka see inimene, kellele me siis seda loodust vahendame, eks ju, kui me räägime, võtame seal turismi poole ka, et siis ma sain ühel hetkel aru, et sellest on ikkagi natukene vähe. Ja siis ühel hetkel ma avastasingi, et Maaülikoolis oli too aeg, ei olnudki vist esimene magistrantuurile lõpetanud, see oli miskisugune 2009-10. Et kui ma sisse astusin, oli tegemist ikkagi veel akadeemilises mõttes suhteliselt verinoor erialaga. Ja too aeg oli ka niimoodi, et oli siis selline bakalaureuse tasemel oli selline päevane õpe ja siis oli ka sessioonõpe, et mina siis käisin selle sessioonõppes, et tänasel päeval on ta siis ikkagi sellises päevaõppe formaadis. Ja tulin ja jäin, et sain aru, et täpselt see on minu jaoks väga õige koht. Ja üks pool on kindlasti see õppe pool, aga Eesti on selline
tore väike riik, kus kõik kõiki tunnevad, eks ju, ja kindlasti ka selline sotsiaalne sidusus. Et esimene asi, ma mäletan ise, et kui ma sinna õppima asusin, oli kohe see, et ja mida me oleme nüüd ka läbi aastate hoidnud, on see, et ei ole selliseid tähtsaid professoreid, kes kuskilt kaugelt räägivad ja siis tudengid panevad kõik kirja ja niimoodi ja siis pärast on eksam ja kus siis kõik värisevad ja võivad läbi kukkuda ja sellist asja meil kindlasti ei ole. Et pigem meil on selline käed ja jalad läbisegi toimetame, üritame selliseid ühiskonnas toimuvaid probleeme mõtestada. Et see ongi nagu selles suhtes huvitav eriala, et kui võib-olla loodus on selline mõnes mõttes tundub, et ta muutub vähem, eks ju, siis see sotsiaalne pool, see turismi pool ja see majanduspool, et tegelikult see muutub nagu hästi kiiresti. Ja noh, ega looduses on ka omad muutused muidugi, arvestades praegust sellist kliimamuutuste teemat ja kõike seda. Aga jah, et on selline selline selles suhtes huvitav eriala niimoodi, et jah. Ja siis lõpetasin ära, mõtlesin ka, et bakalaureuse kraad on tore asi küll, aga tegelikult ma olin juba ka suhtkond vana mees, kui ma ütleme niimoodi, et umbes täpselt 30, et kui ma 2009-10 ülikooli astusin, tähendab siis loodusturismi õppima. Ma mõtlesin, et tegelikult oleks ikkagi tore nagu magistratuuris jätkata. Tegin ka selle ära, siis kuidagi sattusin ka doktoriõppesse, mille ma ka juba aastaid tagasi lõpetasin. Nii et nüüd on jah, see ettevõtlus nagu natukene sinna tahaplaanile jäänud, kuigi ma sellega niimoodi spontaanselt küll veel tegelen, et mitte võib-olla sellist, kuidas ma siis ütlen, sellist, et hoida ennast nagu värskena, vaadata, mis siis nagu toimub valdkonnas, eks ju, et see on see praktika osa, nii et see on jah, selline huvitav asi. Ja võib-olla tekib kohe küsimus, et siin on ka, et Laura kirjutab, et kuidas erineb loodusturist näiteks klassikalisest turismi või keskkonnaõppest. Vot see ongi jah selline huvitav küsimus, et kui ma vaatan üldse seda meie loodusturismi eriala, siis see on, ma võin täiesti julgelt öelda, et see on maailmas suhteliselt unikaalne õppekava. Et ei ole meil siin lähedal sellist, alati on võib-olla see turism, kui on sarnane teema, ütleme selline loodusega seotud turism, no ütleme kohe ära, et loodusturism on absoluutselt kõik turism, mis toimub looduses ja isegi ka linnas. Kui te lähete Tallinna loomaaeda, tegelikult te olete loodusturist, et kui te lähete parki binokliga linde vaatama, te olete loodusturist, te lähete jahiga sõitma, te tegelikult tegelete mingis mõttes loodusturismiga, eks, et see on nagu kõik see on hästi lai valdkond. Ja tihti ongi ülikoolides niimoodi, et ta on siis kas näiteks geograafia juurde kuidagi pandud või ta on kuidagi keskkonnateaduste juures või ütleme selline, kuna Laura siin ka küsib, et kuidas ta erineb, eks ju, siis tihti ongi selline turismiõpe keskendub hästi palju nagu sellisele spa ja hotellimajandusele. Ta on hästi majanduskeskne, et te lähetegi siis, ütleme, lõpetate ära ja siis võib-olla ongi see, et te lähete kuskile sinna hotelli ja hakkate seal siis karjääriredelit mööda nagu ronima. Et meil nagu jah, seda pigem ei ole, et meie see õpe on hästi mitmekülgne. Ma vaatan ka just täna ongi hästi selline huvitav päev, et täna on lõputööde esitamise tähtajad. Ma siin ka just, mul on hästi palju juhendatavaid ja siis ma siin ka just pidevalt allkirjastan töid. Ja tegelikult on ka, et need meie lõputöödki on, mõned on hästi sellised loodussuunaga tööd, et kui ütleme, on selline siit saab ka sellise, te saate, kui te siia tulete õppima, lõpetate ära, te saate ikkagi loodusteaduse bakalaureuse, mis tähendab seda, et te saate nagu hästi hea pildi, mis siis Eestis tegelikult looduses toimub, millised on need probleemid, kuidas elustikurühmad on, kuidas on kõik ökoloogiaga seotud ja nii edasi, kuidas see süsteem toimib. Aga teistpidi ongi siis see looduse vahendamise pool, eks ju, et see turismi pool, kus siis on ka tööd, mis iganes on, et keskkonnaharidusest kuni tõesti sellise juba väga selliste turismispetsiifiliste asjadeni välja, et see pilt on, spekter on tegelikult üsna lai. Ja kuigi meil on selline akadeemiline, te saate ikka bakalaureuse kraadi, siis me üritame võimalikult palju hoida ka seda praktilist poolt. Et on praktikat nii turismiainetes kui ka loodusainetes, näiteks taimepraktika ja lindude praktika ja seente praktikat, kus te siis käitegi mitu päeva, vaatate kuskil piirkonnas, millised taimed kasvavad, eks ju, ja siis pärast õpet küsib, mis on see, mis on too, mis on kolmas asi.
ja turismi poole pealt ka, et võib-olla see loodusturism on selline huvitav sõna, et sellega võib-olla kohe assotsieerub peas, et see on nagu niisugune miskisugune asi, et ma nüüd lähen matkama või nii. Jah, see on tõesti väga väike osa sellest, eks ju, et meil ka siin hea koostööpartner Adventure Travel and Trade Association, mis ta siis on, rahvusvaheline seiklusturismi organisatsioon, mis tegelikult koondab hästi palju selliseid mitte ainult ettevõtteid ja igasuguseid ka muid organisatsioone üle maailma, eks ju. Et tegelikult see on nagu vägagi kasvav valdkond. Ja ka Eestis, meil on ka ju Riigimetsa Keskuse puhkealadele, meil on igaühe õigus, et kas või täna peale seda võite matkasaapad jalga panna või endale loodusega koos äpist miskisuguse sobiva matkaraja välja valida ja võite sinna jalutama minna. Et ka seal on meil tegelikult ju üle 3, viimase info järgi isegi 3,2 miljonit külastust aastas, eks ju, et mõelge ise, et Eesti selline väike riik ja eks seda kõike peab ju haldama, et kõik ei mahu ühele rajale ja samas, kui sa teed ühe raja võib-olla kuskile juurde, siis alati ka miskisugune loodusväärtus võib sealt ära kaduda, nii et see on pidev selline vaatamine, et kus siis midagi toimuda saab, et ka see on tegelikult selle asja juures, et kui me lähme selle võib-olla natukene selle keskkonna poole. Et selles suhtes jah, üsna unikaalne õppekava on. Õppevormist jah, et on küll päevaõppe vormis, aga me oleme väga paindlikud olnud ja siiani meil ju tegelikult ka aastaid, ütleme kuskil 90, peaaegu tegelikult 100% tudengitest ikkagi käib tööl ka, eks ju. Nii et selles suhtes saab neid asju painutada ja teha, kui ainult endal huvi on. Ja kui ma vaatan ka võib-olla neid lõpetanuid, kes on, et võib-olla ma olen siin natukene peatunud sellel ettevõtlusel, aga mitte ainult, lihtsalt võib-olla kui mina alustasin selle loodusturismi õppimist, et siis oli see ettevõtluse suund oli võib-olla selline olulisem, aga nüüd enam kindlasti mitte, et meil on meie õpetajad, ja tulles tagasi selle 3,2 miljoni külastuse juurde, eks ju, et meil ongi, seda on vaja hallata kõike. Ja meil õpetajad ongi näiteks, nad töötavad Riigimetsa Majandamise Keskuses, päris paljud töötavad Keskkonnaametis, päris paljud töötavad kohalike omavalitsuste juures, kas mingite arendusinimestena või niimoodi. Paljud töötavad täitsa kuskil muuseumis näiteks. Päris palju on meil ettevõtjaid ka, et kuulsamad kindlasti Aivar Ruukel, kes siis on selline Eesti loodusturismi, nüüd võib öelda vist juba vanaisa, eks ju. Ja viimasel ajal just siin oli üks Saaremaa noormees, kes mul just magistratuuri lõpetas eelmine aasta, Karl Jakob Saaremaalt, eks ju, et tuli ka meil õppima ja ta oli ka kusjuures ka, mis ta mulle meelde on jäänud, et ta oli ka loodusfotograaf ja on siiamaale. Ja lõpetas magistratuuriga ära ja oli seal Saaremaal ja mõtles kusjuures tema need mõlemad, nii baka kui magistritöö olid tal siis just nagu selle loodusega seotud, mitte natukene jah, inimesega ka, ta tegelikult uuris seda, kuidas igasugused surfilauad ja asjad mõjutavad lindude pesitsust, millest oli magistritöö teema. Ja tegi endale, mõtles ka, et mis ma siis nüüd pärast seal Saaremaal teen, eks ju, et tegi endale ettevõtte, nägi ära sellise niši, et Saaremaal pole mitte ühtegi ettevõtet, kes pakub kanuumatkasid. See toetus võttis kanuud ja põhimõtteliselt aasta ajaga teenis tagasi selle kanuude peale läinud raha niimoodi, et ka selline variant on olemas. Mingi osa kindlasti hakkab giidideks, häid loodusgiide on väga-väga vaja, et kui teil on nagu keelesoont ja te ikkagi tunnete põhjalikult loodust, et siis selline elukutse on kindlasti ka vägagi hea ja mitte ainult Eestis, vaid tegelikult ka välismaal, et meil on ka päris mitmed tudengid, kes on lõpetanud ja kes on nagu välismaale suurtesse firmadesse tööle läinud, mõni elabki näiteks Islandil, ma tean ühte inimest praegu, kes siis Islandis teeb selliseid loodustuure, siis
nii, kui ma kuskile vahepeal ära kaon, siis kohe kirjutage, või tehke häält, eks ju, et vahepeal võib jah mingisugused asjad juhtuda. Et 5 inimest läks õppima õpetajaks ja nüüd kõik töötavad rõõmsate õpetajatena. Meil on ka olnud siis see on rohkem magistris olnud, et meil on olnud siis nagu alushariduse pedagoog ehk siis lasteõpetajaid ja paljud on näiteks ka jah, siis keskkonnahariduse kuskil suunal, kuskil loodusmajades või sellistes asjades. Sellega on praegu natukene keerulisem ja natuke selline peataolek, sellepärast et kuna riik on meil õhukene ja asju pannakse siin ka kinni, et siis on siis Keskkonnaamet, kes varem nagu vastutas riigi tasandil selle keskkonnahariduse pakkumise eest, et need lähevadki teatud loodusmajadele need ülesanded, et ma nüüd ei oskagi öelda, et kuidas see pilt siin võib-olla niimoodi 2-3 aasta pärast välja näeb. Aga noh, ilmselgelt on see, et ega see keskkonnaharidus kuskil ära ei kao, et seda on vägagi vaja. Ja avalikus sektoris on inimesed isegi ministeeriumisse tööle, ma tean ühte, kes kliimaministeeriumis töötab, nii et töövõimalusi tegelikult on hästi palju. Hoolimata võib-olla sellest, et algus võib-olla jääb selline mulje võib jääda, et ma nüüd tulen siia õppima, et ma pean tingimata giidiks hakkama, ei, et absoluutselt mitte, et lihtsalt jah see, et mis me nendes ainetes käsitleme, eks ju, et see võib-olla on natukene sellise ettevõtlusega seotud, sest kui me vaatame nagu laiemat pilti ka ühiskonnas, et siis peale turismi palju on valdkondi, millega maapiirkonnas tegeleda saab, eks ju, põllumajandus ja metsandus võib-olla ka, eks ju, aga ega neid väga palju ei olegi, et päris paljudes piirkondades ongi see turism nagu number 1, et millega siis nagu tegeleda, eks ju, et ennast ära elatada ja üldse, et see elu nagu maapiirkonnas säiliks. Nii et jah, et selles suhtes üsna selline lai spekter. Ja tulles tagasi praktika juurde ka, et mis te siis nagu õpite sellel erialal, et ma siin mainisin, et teoreetilisi teadmisi taimestikust kõigest sellest ja tegelikult ka praktilisi, siis kindlasti te saate jah endale selle süsteemi peas kokku ja see annab teile ka sellise hea baasi, et ise nagu edasi areneda, eks ju. Et kui teid tõesti näiteks huvitab see tulevikus see giiditöö, eks te saate spetsialiseeruda mingile kindlale valdkonnale, eks ju, näiteks linnud, liblikad, võib-olla mingi ekstreemsem teema, vee peal näiteks mingid kajakid, kanuud, fatbike'id, mis iganes asjad. Et see annab teile tegelikult nagu väga head eelteadmised, et te saate ennast siis pärast ka ise veel juurde midagi harida, eks ju, sest ega see valdkond on jah, mõnes mõttes on ta ka natukene nõudlik, et heaks linnugiidiks, siis sa pead päris hästi neid linde tundma, aga see on jah, et kui sa siin ära käid, sa saad juba need kontaktid, sa saad need esmase baasi endale selgeks, siis saad nagu ise edasi toimetada. Ja Laura siin kirjutab, et kas üliõpilastel on võimalus osaleda vahetusprogrammides või rahvusvahelistes projektides? Jaa, et jõudumööda kindlasti ja praegu ongi nüüd, et võib-olla see rahvusvahelistumine jäi meil siin COVID-i ajal natukene toppama. Enne COVID-it käis meil väga kõva möll, meil käis päris palju välisõppejõude ja olid erinevad programmid ja asjad. Siis tuli COVID peale, siis see läks nagu natukene niimoodi hajus ära. Aga praegu jah, me uuesti soojendame suhteid ja igasuguseid asju toimub pidevalt, et ise on võimalik minna alati, mis iganes teid huvitab, kui ta kuidagi mingit pidi on valdkonnaga seotud, alati Erasmusega on võimalik minna mingiks ajaks välismaale, et seda kasutatakse ka, kuigi võib-olla natukene rohkem magistratuuris viimasel ajal kui bakas, sellepärast et puhtalt praktilised asjad, eks ju, et kui ma nüüd käin tööl ja ma õpin ja mul on, eks ju, oma üürikodu, et kui ma nüüd vahepeal lähen ära, et kuidas ma nüüd alles jätan, jah, et Erasmus küll nagu toetab rahaliselt ka, aga seal võivad sellised asjad tekkida. Aga meil on jah, teatud sellised partnerülikoolid tekkinud, kus saab käia siin ütleme siin Skandinaavia pool, näiteks Norras, kus siin mõned on käinud, samuti Assooridel näiteks, kui natuke eksootilisemaks minna. Meil on küll väga head kontaktid Austraalias, kuigi sinna päris Erasmusega ei saa, aga kui huvi on niimoodi,
et võib tegelikult käia üle terve maailma. Jah, et see võimalus on ka täitsa olemas. Võib-olla jah, et ütleme see Norra Skandinaavia pool, et kui sarnast õpet vaadata, on rohkem selline võib-olla rohkem sellise matkasuunitlusega, aga võib ka täitsa vaadata, see oleneb hästi palju tudengist endast, et mis tal see huvi on, et mis ta nagu tahab teha, et võib ka sellise hästi süva mingi looduse teema õppida ja minna nagu hästi teoreetiliseks sellega, et ka see variant on olemas. Nii et selline jah, see eriala on. Aga on teil veel küsimusi tekkinud? Küsige, muidu ma vahutasin siin juba 20 minutit, nii et kuidas te ise siia sattusite? Kui ei soovi rääkida, võite kirjutada ka. Siin küsimus on teil palju õppekoos praktilist õpet ja välitöid, kas mõni neist on kohustuslik? Jah, no tegelikult on ikkagi suurel määral ainega seotud ja nad on ikkagi kohustuslikud ka jah, et nagu ma ennem ka rääkisin, veel need loodusained, eks, et kus te siis lähetegi näiteks linde, 2 päeva vaatate linde, kuulate, uurite Eesti taimed, samuti selline on, kusjuures selle õppekava praegune juht Marika ongi mingisuguse praksiga kuskil, vist taimepraks on praegu Järveseljal, nii et ongi tudengitega väljas, sest millal sa neid taimi ikka vaatad, et kõige parem on neid ikkagi vaadata siis, kui nad õitsevad, eks. Ja neid on meil jah päris palju, samuti nendes turismiainetes, et meil on selline aine nagu giidiohutus ja giiditeenus ja tööohutus loodusturismis, kus siis te peate sellise väliööbimisega matka tegema terve kursusega. Meil on päris palju selliseid väljasõite. Näiteks praegune 3. kursus just käis ühte suurt turismikuru kuulamas Lahemaal, et ka sellised asjad on olemas. Need on rohkem võib-olla sellised huvipõhised, aga meil on jah ikkagi päris paljud ained on praktikaga seotud ja mis seal salata, et teil tuleb ka see üks praktikaine läbida. Ja väga, siin on ka nagu raske öelda sellist ühtset joont, et kus seda praktikat teha, et jah, et on ka neid, kes on käinudki nagu loodusturismi ettevõtetes. Meil on nagu hästi hea koostöö Eesti Loodusturismi Ühinguga, kus siis ma mäletan, palju seal tänase päevaga neid ettevõtteid on juba vast kuskil 50 ringis või nii, et kus siis saab ka valida endale sobiva. Samuti võib seda teha ka näiteks kuskil avalikus sektoris, seda võib täitsa vabalt teha kuskil loodusmajas, Tallinna loomaaias on meil inimesi olnud. Nii et pilt on jah väga-väga selline kirju selles suhtes, et variante on palju, ja praktikakoha me alati leiame, et sellega ka nagu probleeme pole. Lihtsalt siin on ma ei taha öelda oht, aga siin võib olla lihtsalt see, et ühes siin Võrumaal tegutsevas suures loodusturismi ettevõttes tudengid on läinud praktikale, siis nad ongi sinna nagu jäänud, et tööle, et praeguse seisuga meil peaks seal olema neid vist 4 tükki töötama, kõik meie tudengid, ja ilmselt see arv täieneb, nii et jah. Et kindlasti jah, see variant olemas ja kui asjad klapivad, käite praktikal ära, siis pärast see võibki teile tegelikult ka esimeseks töökohaks saada, et see on ka täitsa tavaline nähtus, et tullakse ja jäädaksegi, nii et kui see asi ikkagi endale meeldib. Nii et selline see asi on. Et sisseastumine on meil jah, siis põhikooli lõputunnis, tähendab põhikooli lõpueksamite põhjal pingerida, et me ei ole veel jah teinud siin karmimaid tingimusi, nii et sellega te siis peaksite nagu arvestama, eks ju. Aga lihtsalt teile ka natukene niimoodi koputades, et kui teil on ka nagu mitu valikut ja nii, et ja
noh, te ikkagi mõtlete, eks ju, siis otsustage ikkagi nagu võimalikult kiiresti, et võib-olla siis ongi see, et kui ise ikkagi otsustada üks teise eriala kasuks ja seal on kes võib-olla ka, aga ta on natukene võib-olla sellise halvema kestmise hindega, et siis oleks temal ikkagi võimaluseks, sest ütleme niimoodi, et viimastel aastatel on meil need noh, ütleme, on seda konkurentsi ikkagi siin olnud omajagu, eks, sest jah, 20 õppekohta on, aga võib-olla kui siis ühel aastal, siis saab teisel. nii et jah, et seda ka tasub vaadata kindlasti. aga on teil veel küsimusi? jah, et vastuvõtul silma paista on siin üks küsimus tulnud, eks siis tuleb oma riigieksamid hästi ära teha. et see on vast jah, kõige olulisem, et siis küll siis juba saab, kuigi ma ei ütleks, et väga viimasel ajal keegi nii, jah, ütleme nii, et kui ei ole esimene kord saanud, siis varem või hiljem ikka saab. aga ma arvan küll, et see on asi, mille pärast pole mõtet muretseda, et kui riigieksamid on hästi tehtud, et siis tasub kindlasti, tasub kindlasti see avaldus ära saata ja küll siis juba teid vastu võetakse. nii et sellepärast jah, muretsema kindlasti ei pea. vot sellised asjad, et loodetavasti oli abiks ja aitab teid natukene sellel kaalukausil või aitab jah teid, et võib-olla kui mõte on sinnapoole või tännapoole, et siis, et mida see laulustress endast nagu kujutab. ma vaatan, et Maigi siin kirjutab. et küsige. selleks sellised kohtumised ongi tehtud. meil on veel mõni minut aega. aitäh ja kohtumisel loodetavasti juba koolis. no kindlasti. aga aitäh teile ja ühesõnaga ootame teid 1. septembril, nii et nägemist praegu.